ettevõte, pereettevõte, mis on alguse saanud meie emast-isast, minu vanematest, kes on siis kirjutanud sellise Eesti mõistes juba bestselleriks saanud raamatu nagu Isetervendaja käsiraamat. Ja see raamat on müüdud juba siis alla aastanud üle 4000 eksemplari, see on juba selle raamatu teine trükk. Ja see on siis käsiraamat, kuidas inimene saab siis ise looduse abil ja ravimtaimede mesindussaaduste abil siis ise ennast aidata ja tervendada ja ka ennetada haigusi. Tegelemegi siis tervisealaste raamatute kirjastamisega, kirjutame raamatuid Toortatrast ja põhjuseks on siis see, et kui vanemad hakkasid uurima, et milline mesi on siis kõige väärtuslikum ja milline mesi kõige paremini tervendab, siis selgus, et Tatra õiemesi. Sellepärast nad hakkasid kasvatama mahedatel põldudel tatart ja see on siis Toortatar, mida me siis ka turustame ja müüme erineva tootena, siis Tatra jahud, täisterajahu, peentang, tavaline tera ja meie tatar on siis elus ja see ka idaneb. Üks meie toode on siis veel marjad meega ja teeme me siis neid niimoodi, et me kuivatame täismarjad ära, millest ei ole enne mahla välja pressitud, madalal temperatuuril, nii et seal säilivad kõik vitamiinid. Teeme nendest marjadest jahu ja segame siis Tatra õiemeega, mida me eelnevalt sulatame veevannil, nii et ka seal kõik kasulikud ained säilivad ja neid siis võib süüa niisama, meie segud on pohladega, jõhvikatega, mustikatega, enamasti on nad siis metsamarjad, kultuurmarju me kasutame väga vähe, vaarikat ja maasikat ja need marjasegud siis ka on tervendava jõuga, et vesi võimendab nende marjade raviomadusi ja mesi ka säilitab, et need tooted säilivad mitu aastat ja neid siis võib lisada jogurtisse, võib lisada pudrule, süüa niisama. Nagu igal meie tootel on olemas lugu, nii on lugu ka näiteks meie tervislikul ja maitsval tatraküpsisel. Minu vend sõites väga palju ringi mööda maailma komandeeringutes, siis tundis vajadust, et tal oleks vaja ühte sellist snäksi, millega täita kiirelt kõhtu ja tellis siis ema käest sellise küpsise, mis oleks tervislik, mis täidaks kõhtu, oleks maitsev ja ei teeks paksuks. Nii et ema nägi siis selle retseptiga vaeva aasta aega ja sealt siis see küpsis sündis. Nüüd on selle kõrvale juba ilmunud ka küpsis pohlajahuga ja on siis ka sellised energiapalad või Toortatra kombid nimega Chew. Meil on olemas õunatšuud ja siin täna Food Festil me tutvustame esmakordselt Eestis siis ka kahte uut tšuud, on toorkakao tšuu ja lahritsa tšuu ja kõik meie maitsvad ja tervislikud maiustused on siis valmivad põhimõttel, et seal on suhkru asemel on mesi, sinna ei ole lisatud mingeid säilitus- ega muid lisaaineid, nad on gluteenivabad, nad on valmistatud ehtsa oliiviõliga ja on maitsvad. Et see ongi meie põhimõte, et inimesed ei sööks mitte ainult Toortatra putru, vaid ka tarvitaksid siis tatart erineval muul moel, süües siis küpsiseid, valmistades ise kodus jahust kisselli, mida me siin ka messil täna pakume. Toortatar on siis pärit 4000 aasta tagant Himaalaja mäestikust ja seda siis näiteks Tiibetis süüakse ja tarvitatakse eelkõige kui ravimit. Meie teame teda rohkem kui putru, aga tegelikult peetakse teda 21. sajandi ravimtaimeks. Remedivee siis kutsub üles inimesi rohkem tarbima meie tooteid, ostma neid rohkem, siis nad muutuvad aina soodsamaks, mida rohkem neid ostetakse ja meil on olemas ka väga suuremahuline loodusraviblogi, kus me siis kirjutame, kuidas ka tõsistest haigustest ja näiteks ka vähktõvest või suhkruhaigusest saab looduse abil jagu ja meil on olemas Facebookis suur kogukond üle 6000 fänni
kus me siis jagame väga palju infot meie tegemiste kohta, uudistest, me kirjutame ravimtaimedest, mitte ainult Tatrast. Meie tooteid on võimalik osta ja tellida meie e-poest remedyway.ee ja nad on müügil väga paljudes kauplustes, Tallinna Kaubamajas, Stockmannis on väga hea valik, Solarise toidupoes, Sadamaturul, talutoitablettides, Rimides. Üsna varsti 1 kuu jooksul on nad müügil ka Prismades, Rimides ja me loodame, et ka Maximas.